Teate, mul on tekkinud ajapikku väikesed süümekad, sest käin, vaatan, kuidas profid teevad tööd, ise ei oska midagi teha. Täna mõtlesin, et panen ka käe külge, et Kaspar, ma saan aru, minust oli praegu ikka kõvasti abi ju. No eks jah, tuul ka püün. Tuul ka püün. Aga loomulikult hea, kui keegi jälle sekundi aitab. Tegelikult ma tegin tund aega siin. Okei, nali kõrvale jättes, Kaspar, me oleme jõudnud ühele uuele objektile siin Tallinna südalinnas. Kõik on ilus tore. Mis siin enne oli? Siin enne oli tuumakatastroof. Päriselt ka? Tundub ka. Ei, tegelikult tegemist on siis jah, südalinnas väga kihvti koha peal asuva korteriga ja viimane korrusvaated on ka õnnitud. Ja siin oli siis omanik, esivanemad elasid siin korteris kunagi. Aga kuna nad siis sellest ilmast lahkusid, siis otsustati, et peale seda siis võetakse nagu kapitaalne remont ette ja siis pere siis pojad kolivad siia elama. Aga selles mõttes, et see on siis kolmetoaline enne? Jaa, see on kolmetoaline, oli ka kolmetoaline. Ja praegu me viibime, mis tuba see siis on? See saab olema, vanasti oli siin siis nagu elutuba, nüüd saab siin olema siis nagu köök elutuba. Köök, siis ma kujutan, et tulebki siis nagu siia, siis see köögi osa. Jaa, siuke L-köök tuleb, et seda nüüd peale seda, kui meie tööd on lõppenud, siis tulevadki siia siis köögimehed, mõdavad kõik täpselt üle, aga noh, valmis sul on kõik olemas, et on seal pesad siis pesumasinale, pliidile ja nii edasi. Mis te ära olete teinud? Kus maalt pihta hakkasite? Sest praegu näeb tõesti ilus sile kõik välja juba, et see ma saan, et vannitoas veel käivad mingid viimased sellised nipet-näpet. Jaa, et noh, mõni mööbli ei saa ikka teha, et jõuab siis, kui jõuab. Et nüüd täna ongi, et meil siin töödejuht Rene veel paigaldab viimaseid asju. Ja sisuliselt ongi tegelikult korter üle antud, et siin ongi konkreetselt viimane... Et tuleb ainult tolmemega lihtsalt, ma annan viimase lihvi siin. Jaa, aga siin me tegime kõik, et siin ei olnud mitte midagi. Siia tuppa tuli sisse üks kaabel, mis oli siis kogu korteri elekter, oli ühe kaitsme taga ja siin on nüüd korralik kilp tehtud, kõik elektrisüsteem on täiesti tutikas. Seinad maad parandad? Seinad on kõik uued, siin on kipsi taga on ospiplaat, et saaks ka siis nii-öelda asju seina peale riputada, mitte et kips alla kukuks kohe. Laed on kipsist, siin on seinte seest, lisaks siis toitekaablitele on ka siis CAT6 kaabeldus kõik, et oleks võrguühendus väga hea igas toas. Vaat see on miski, mida ma kadestan, seda minu kodus ei ole. Näete, siin on sellised USB, need augud olemas, saate rahulikult telefoni siia otse laadima panna ja enam ei ole seda adapterit vajagi. Lisaks siis sellele, et on ospe kips, on ka vill kõikides seintes sees, et see sein konkreetselt on silikaatssein, siis vannitoo ja köögivahesein on ka silikaadist, aga siin on näiteks puusein ja seal on kõrvalkorter taga. Ja seal on kunagi juba remont tehtud, on ka pandud juba heliisolatsioon ja nüüd sai nagu veel topelt pandud, et nüüd on nagu täiesti vaikne. Naabrid, kas te kuulete mind? Keegi koputanud, vist on ikka päris hästi, enam ei kosta. Inimesed käivad ikka päeval tööl ka. See on tõsi. Ma olen jällegi kaval, mõtlesin, et ka. Aga mis võib-olla üllatus oli? Tuli välja sellist mingid ka, selline asi ka veel? No üllatusi on alati ikka remondi käigus, et siin kõige suurem üllatus, nagu tavaliselt on juba nagu kombeks saamas, on see, et ütleme nii-öelda ühistupoolsed tööd, et need kipuvad nagu venima. Et siin ka nagu päris mitu aega läks aega ennem, kui sai siis need õiged torumehed kohale, kes siis ütlesid, et jaa, nüüd võib, on ju. Ja noh, samamoodi radikatega, et osad radikat siin lekkisid, olid probleemid, et oodata, et nad tuleksid. Et see võttis tegelikult päris kaua aega. Kaua te mõtland olete siin siis? Kõik see aeg kokku? See remondiaeg kokku on olnud 2 kuud. 2 kuud lausa? Mis on siukse kapitaalse remondi puhul täitsa adekvaatne. Ja samal ajal siis kogu oli pidevalt edastagasi pallimine, ma kujutan ette nende omanikuga, on ju? Ja, no ütleme omanikud äärmiselt mõistlikud ja toredad inimesed, et kõik läks nagu väga sujuvalt. Et meie poolt oli ainult nagu teatud hetkedel vaja anda sisendit, et no nii, nüüd võiks hakata otsustama neid asju, teisi asju. Nemad käisid siis kaubanduses, valisid asjad välja, ütlesid kuhu mida, meie läksime, tõime, lasime transpordi ja organiseerisime ja asjad said siia kohale. Aga kuidas te omanikud ühendust võtsid? Saatsid kodulehel päringu, ilusa põhjaliku ülevaate kohe, et mis nad teha tahavad, mingid pildid olid ka juures, et nad olid siin oma jõududega, olid mingi osa nagu lammutusest ära teinud. Et sisustus oli kõik läinud ja ka siis tubade vaheseinad olid ka nagu puidust seinad lihtsalt siuksed laudadega, nagu vanasti asjad ehitati. Ja ütleme, et seinad olid nagu paljad ja ülejäänud kõik oli alles, et põrand ja siis seinakarkassid. Aga nii vist ongi kõige mõttekam remondifirmaga ühendust võtta, et kodulehe kaudu, loomulikult võib helistada, aga kodulehe kaudu ja siis pannagi juba pildid asjad juurde, et mis asja, milles meil abi on vaja, et see on kõige mõttekam tegelikult. Jaa, absoluutselt, et see teeb meie nagu selle esialgse vastuse kohe hästi palju konkreetsemaks, et me oskame ise ka nagu ennast nagu häälestada õigetele küsimustele, et muidu on selline, et mul on vaja teha remonti, et siis on juba mingi pilt ees, aga üldiselt ega selliste tööde puhul algab kõik ikkagi koha peal ülevaatusega, et see on nagu number 1 samm.